Vaata seda, kas angerjas või meremadu, sööme selle ära. Teravad hambad ja see võib sind tegelikult tappa. Au, ookeani võimas hammustus. See peab olema üks kõige hullumeelsemaid loomi. Tere hommikust teile, kutid, ja me oleme siin sellel mahajäetud saarel. Ja järgmised 3 päeva, kutid, proovime vaadata, kas suudame ise endale toitu püüda. Me läheme jahtima mõningaid kõige eksootilisemaid ja veidramaid loomi planeedil Maa. Ja järgmiste päevade jooksul sain ma natuke aimu, milliseid loomi ma tahaksin proovida, kas me suudame neid süüa. Need saavad olema nii hullud, mees, ja ma ei jõua ära oodata, et teid selle missiooniga kaasa võtta. Te peate kindlasti vaatama jääma, et näha, mida me suudame kinni püüda. Aga praegu avame selle seljakoti ja ma näitan teile, mis meil järgmisteks päevadeks olemas on. Sest meil on mõned väga veidrad relvad. Näiteks see käsioda, mida me kasutame esimesel päeval, see näeb juba natuke katki välja. Näeb välja, nagu minu pea oleks küpsenud. Meil on lestad ja meil on käsioda. See saab olema meie relv järgmisteks päevadeks. Näete, siin on piik olemas. Meil on kalipso, loomulikult sukeldumismask ja meie tunnuslik džunglimahl. See on kiire turgutus. Me võtame seda ainult siis, kui oleme täiesti läbi. Te teate küll, ma viskan selle alla ja olen nagu uuesti sündinud, kallis. Meil on siin kohe machete ka olemas. Loodetavasti aitab see meil kookospähkleid avada ja ka loomi puhastada. Meil on GoPro siin olemas ja see ongi põhimõtteliselt kogu meie kaameravarustus. Me oleme sõna otseses mõttes ühes kõige hullumeelsemas kohas maal. Ma ei hakka otsima neid tavalisi asju, kutid, mida ma tavaliselt järgmiste päevade jooksul saan. Ma tahan minna otsima mõnda veidrat ja imelist olendit, kellest ma saan teile natuke rääkida ja näidata teile järgmiste päevade jooksul. Nii et me sukeldume, püüame ise oma toitu, korjame maast, teeme kõike, mida suudame, et sellel saarel ellu jääda. Ja see saab olema üks pöörane väljakutse. Üks lahedamaid asju siin olemise juures on need kookospalmid, mis meid ümbritsevad. See saab meile järgmistel päevadel selle saare avastamisel tõeliseks päästerõngaks. Me peame siin olles hüdreeritud püsima ja need kookospalmid sobivad selleks ideaalselt. Ma näitan teile üht väga lahedat väikest ellujäämistehnikat, mida saame kasutada oma machetega. Nende kookospähklitega, mille kohta olen siin saarel õppinud. Kõigepealt avame selle. Vau, see machete on terav. Nii terav, mees. Nagu näete, kui ma lõikan, keeran tera eemale. Just nii. Ja see koorib selle otse maha. Me just avasime selle, näete kohe siin. Väga lihtne, kerge töö. Me joome selle kõigepealt ära, ma näitan teile ühte trikki. Need noored kookospähklid on väga mahlased ja nii head. Me oleme kogu kookosvee ära joonud. Nüüd võtame oma machete ja lõikame selle otse pooleks. Täpselt nii, nagu näete, on siin sees kogu see viljaliha. See ei ole veel täielikult välja arenenud, aga see on ikkagi väga mõnus ja pehme ning tõesti hea. Aga probleem on selles, et seda pole võimalik siit kätte saada. Nii et me otsime kookospähkli teravat otsa siit. Me lihtsalt nööme väikese tüki ära, just niimoodi, ja see toimib peaaegu nagu väike lusikas, vaata seda, mees. Nii saad kogu selle ilusa kookose kätte. See on üks parimaid asju siin saartel ja nagu näha, oleme me peaaegu kogu kookose viljaliha juba kätte saanud. Olgu, me tahame selle kookose igaks juhuks alles hoida, nii et viskame selle siia põõsaste vahele. See siin saab olema ideaalne. Te näete ise, vaadake, kui palju asju siia randa õhutakse. Siin on plätusid, kingi, igasugust kraami, mees. Kui ainult mõni paganama merineitsi oleks mulle siia randa uhutud. Igatahes, vaata seda, mees. Näed seda väikest köietükki. Me kasutame seda hiljem, aga kõigepealt peame looma kinni püüdma ja siis ma näitan sulle, kuidas me seda kasutame selle küpsetamiseks. Praegu näeb seal väljas ikka päris hull välja. Lähme, meil on oda olemas. On aeg jahile minna, baby. Vaatame, milliseid loomi me seal leiame. Lähme. Lähme. Oh jaa!
Poisid, meil on siin oma kala olemas, aga tundub, et märkasime lindu, kes võib-olla on vigastatud. Läheme vaatame järele. Hei, jah! Ma üritan olla su sõber. Ma üritan olla su sõber. Au, ma üritan olla su sõber, Semu. Ta on ilmselt oma tiiva vigastanud kutid, aga mis praegu juhtub on see, et tõus hakkab kohe peale tulema. Nii et ta on tõenäoliselt 2 tunni pärast täiesti vee all. Nii et me teeme nii, et võtame ta endaga kaasa kõrgele veepiirile, kus me hakkame süüa tegema. Ja võib-olla leiame koha, kus ta saab taastuda või midagi sellist. Me peame linnule nime panema, nii et andke kommentaarides teada, kuidas te arvate, et me peaksime teda kutsuma. Vaadake teda siin, ta on tõeline väike tegelane. Olgu, mida me teeme, on see, et viime ta varjukutid. Ma tahan ta päikese käest ära viia. Oi, rahune maha! Ma tahan ta päikese käest ära viia. Ja ma tahan ka vaadata, kas tal võib-olla on vett või midagi sellist vaja. Viime ta lihtsalt siia üles. Mõnikord on neil vaja lihtsalt oma sulgi kuivatada, siis saavad nad jälle lennata. Teeme talle väikese kodu. Ma arvan, et ta teab, et ma üritan teda praegu aidata. Vähemalt on tal nüüd mõnus jahe koht ning ta jääb ellu ja tõusulaine ei tee talle liiga. Olgu, praegu polegi meil eriti palju teha. Ma proovisin talle vett anda, aga ta ei taha seda. Tundub, et tal on siin päris hea olla, nii et laseme tal rahulikult olla. See oli täiesti pöörane sukeldumine, kutid. Me panime linnu just siia kivide vahele otse minu selja taha. Ja meil on mõned hullumeelsed eksootilised kalad, mida ma tahan teile näidata. Kõigepealt on meil siin see asi. Vaadake seda looma. Seda nimetame päästikkalaks, aga see on ülimalt eksootiline. Tal on kõik need täpid, mida te näete siin, ja tema nahk on nagu soomustega kaetud. See on hullumeelne. Kas kuulete seda modaga? See on tõesti nagu liivapaber, mis on segatud krokodillinahaga. Tal on ka need hiiglaslikud üliteravad hambad. Te nägite, kui ma ta kinni püüdsin, ta hammustas mu nuga. Ja põhjus, miks seda nimetatakse päästikkalaks, on see, et tal on see asi siin, näete. See on nagu püstoli päästik. Pang, pang, pang. Neil on nagu huuleläige. Sellised veidrad huuled. Ja ma pole seda asja kunagi varem elus söönud, nii et mul pole aimugi, mis maitsega see on. Seda nimetame oravakalaks ja need on väga ainulaadsed. Kui ma nüüd sõrmedega tema soomuste peal niimoodi üle tõmban, lõikab see lihtsalt mu käe lahti. Nagu näete, on neil seal näos kõik need teravad servad nagu noad, aga tavaliselt need punased kalad maitsevad päris hästi. Meil ei ole esimeseks päevaks eriti palju kala, aga meil on midagi ja see ongi kõige tähtsam. Me läheme nüüd põõsastesse ja korjame hulga ajupuitu, aga kindlasti püsige meiega. Sest ma arvan, et järgmiste päevade jooksul saame kätte veelgi pöörasemaid loomi. Me hakkame siia auku kaevama. Hästi, korjame kogu selle ajupuidu kokku. Vaata seda. Täiuslik. See on vana palmipuu, me saame seda kasutada. Olgu mehed, me oleme siia üles seadnud ülimalt hea tuleaseme, meil on terve hunnik süütematerjali, paneme selle põhja. Me kasutame üht hullumeelset meetodit, mille jaoks peate kindlasti edasi vaatama, aga kõigepealt süütame selle asja, eks. Lähme! Nii, me saime selle siin põlema, mehed. Olgu, paneme nüüd selle puidu peale. See on tuld võtnud. Jah, kõik, minge ja kirjutage kommentaaridesse, see küpseb seal praegu. Hoiame selle tule põlemas ja paneme need kookospalmid peale. Olge tublid. Valmistame selle kala ühe pöörase meetodiga. Te nägite, me korjasime selle rannast natuke varem, nii et lõikame selle lihtsalt lahti. See sobib hästi. Mis me nüüd teeme, on see, et võtame ühe puutüki. See siin on väga märg. Ma teen nii, et seon selle lihtsalt niimoodi kinni. Võtame ühe oma kaladest, selle väikese siin. Tõmbame selle köie otse läbi tema suu ja lõpuste vahelt välja. Täpselt nii. Siis seome lihtsalt väikese sõlme täpselt niimoodi. Hästi, üks ongi valmis otse tule kohale panemiseks. See saab olema üks kõige pöörasemaid küpsetusviise üldse. Te näete seda kohe siin. Meil on kala, nööri ja pulga küljes. Kui tahame seda lühemaks teha, saame selle lihtsalt niimoodi kokku kerida. Hästi, paneme esimese peale, eks.
Viskan selle, oi, see on kuum. Paneme selle siia täpselt niimoodi ja see jääbki sinna aeglaselt küpsema. Vaata, kui äge see on. See keerleb sõna otseses mõttes tule kohal. Vaata seda, meil on kala tule kohal. See on minge. Olgu, ootame, kuni see ära põleb. Loodetavasti peavad meie köied vastu. See on nagu otse leegi sees, aga küll ta hakkama saab. Tal on tugevad soomused, nii et ta peaks korras olema. Olgu, meil on kala tule kohal. Praegu näete, et see aeglaselt... Oh, pagan, ma oleksin peaaegu tuld saanud. See tilgub aeglaselt alla. Ainus põhjus, miks me seda meetodit kasutada saame, on see, et tegemist on väikeste kaladega. Kui need oleksid suuremad kalad, ei küpseks need seest korralikult läbi. Sest meil on see sõna otseses mõttes täiesti üles seotud. Nii et peame ootama, kuni see läbi küpseb. See võtab ilmselt veidi aega ja siis on ta valmis. Need ongi elu lihtsad asjad, mees. Nagu lõkkel küpsetatud kala, kui päikeseloojang on silmapiiril. Sellepärast me seda siin teemegi. Meie kala jõudis kohale. Olgu, paneme selle siia kivile. Nii, mehed, meil on siin ilus eine. Kaotasime just ühe kala. Vaadake seda. Ma valetaksin, kui ütleksin, et see näeb tõesti väga hea välja. Kõigepealt proovime meie väikest kala. Väike orav kala. Tavaliselt on need pulased kalad päris head. Nii et koorime lihtsalt tema soomused maha. Oh, see näeb tegelikult väga hea välja. Vaata seda, terve hunnik valget liha. Proovime selle ära süüa. Oh, see on nii õrn. See on nii kuum. Liha on nii hõrk ja pudisev. Hea maitsega. Tekstuur on natuke pehme, sulab suus peaaegu pudruks. Praegu on meil üks hull asi siin. Ma ei tea isegi, kuidas ma selle naha läbi lõikan. Ma arvan, et pean kasutama oma machetet, et siit nahast läbi saada, kutid. Nahk on nagu soomuskate, nagu krokodillil. Vaadake seda, see siin ongi tema nahk. See tõesti murdub katki. Olgu, proovime seda liha. See on ülimalt veider. Main alla. See on kohutav, mees. See on nii mõru. Nüüd on mul kookospähklit vaja. Vaata seda just seal. See on nii rõve. Olgu, kutid, see peab olema üks halvimaid eineid esimesel päeval. See on söögikalana kohutav. Sellel polnud peaaegu üldse liha peal, kuigi maitse on okei. Loodetavasti saame homme midagi natuke paremat. Praegu paistab nii. Paistab, et esimese päeva söögiks on mul kookospähkel. See peseb selle jama mu suust välja. Te teate küll, ma ei taha seda kala raisku lasta, isegi kui see maitseb jubedalt. Võtame sellest tüki. Ma ei tea, kas ta praegu üldse tahab. Nii et jätame selle söögi talle siia. Ja ta saab lihtsalt rahulikult olla. Ta saab siin lihtsalt rahulikult olla. Oleme proovinud talle vett anda ja andnud talle parima võimaluse, aga tundub, et tal läheb natuke paremini. Aga ma arvan, et tal on lihtsalt tiibadega midagi viga. Ta lihtsalt liigub siin rannal ringi, nii et hoiame pöialt, et ta paraneb. Ta liigub praegu natuke rohkem ja tundub veidi aktiivsem, nii et võib-olla hakkab taas toibuma. Vaata teda, ta liigub mööda randa. Ta hakkab ka oma tiibu laiali ajama ja neid õhutama, nii et hoiame pöialt, et tal õnnestub. Näeme teiega homme, teisel päeval, sõbrad. Tere hommikust teile, praegu on teine päev. Ja meil on siin suur vana machete ning me hakkame nüüd üle nende loodebasseinide kõndima ja jahti pidama. Me läheme otsima kõige hullumeelsemaid loomi, keda leiame. Ma räägin angerjatest, raidest, 8 jalgadest, krabidest. Kõik, mida leiame, saab täna meie toiduks, kutid. Meil on üks hull missioon, hull maastik ja mina olen rattaga. Nagu näete, on meil tohutu möön, vesi on täiesti ära läinud. Me otsime igalt poolt. Ma räägin, kivide alt, sügavatest kohtadest, kust iganes me loomi leiame, sinna peamegi minema. Olgu, hakkame jahti pidama. Siin ei paista eriti midagi olevat. Lähme edasi. Olgu, kutid, ma arvan, et me leidsime oma esimese looma. Vaadake seda. Oo jaa, vaadake siia.
See on nagu tigukest ja see saab olema tigu, mida me saame süüa. Paneme selle kindlasti seljakotti, see pole küll palju, aga vähemalt on see midagi, mida me saame süüa. Nüüd, kutid, siin lagedatel aladel on meil mõned hullud loomad. Paljud neist on ilmselt üsna surmavalt ohtlikud, nii et me ei saa neid süüa. Peame vaatama, kuhu me astume. Praegu jookseme paljajalu, aga teeme kõik, mis võimalik, et leida korralik pidusöök. Ma tahan proovida jõuda nende suuremate kivide juurde, mis on seal eespool. Ma arvan, et seal on suuremaid loomi. Lähme edasi. Oh, issand, vaadake seda meritäht siin. Vaadake, kuidas ta liigub. Ta on nii kiire. See on hullumeelne. Nüüd, mida need tegelased tegelikult teevad, on see, et nad kasutavad neid oma väikseid jalgu ja sirutavad need välja. Ja nad püüavad tegelikult kõik osakesed ja kõik, mis liigub läbi nende loodetiikide ning nii nad toituvadki. Peaaegu nagu 8 jalad, nii nagu nemad liiguvad. Vaadake neid. Vau, nad on nii kiired. Me ei saa teda süüa, ta on ka liiga armas, nii et paneme ta tagasi loodetiikidesse. Ma pole peaaegu midagi söönud alates eilsest ja tundub, et täna, tuleb hull päev. Ma just märkasin ees midagi nii ilusat. Oh jumal, vaata, kui palju see asi silma paistab. See on ilus sinine meritäht. Need on uskumatud. Nad sobivad kogu selle ereda külma riffi ja kõige muuga. Need liiguvad väga aeglaselt. Olgu, paneme ta tagasi. Ta on valmis minema. Te ei usu, mida ma just leidsin. Meil on veepritsija, sõbrad. See on miniatuurne, vaadake seda, see on umbes sama suur kui minu oma. See väike. Aga see seal on täiesti jube söök. Ma ei kavatse teda süüa. Mitte mingil juhul. Sõbrad, kui nad meid niimoodi pritsivad, see on tegelikult enesekaitsemehhanism. Nad paiskavad oma sisikonna välja ja loodavad, et loomad lasevad neist lahti. See ongi põhimõtteliselt nende põgenemisviis, kõige hullumeelsem enesekaitsevorm. Igatahes, ma ei kavatse teda süüa. Pole mingit võimalust, liigume edasi. Olgu, meil on siin üks väike surmav tegelane. Ma ei tea, kas sees on tigu, aga see on surmav. Ma astun siin väga ettevaatlikult, kutid, sest see on koonustigu. Selle sees on väike tigu, kelle keha otsas on nagu ogake. Ja see võib tegelikult välja tulla, sinu nahka läbistada ja sind isegi tappa. Nii et ma hoolitsen selle eest, et ma hoiaksin tema väikesest ogast eemale, mis sealt välja võib tulla. Paneme ta tagasi. See on tõesti mõnus tunne, kui sa kõnnid siin paljajalu ringi ja leiad need tegelased. Vaata. Paneme selle tagasi. Need on need suured vanad kivid. Kas keegi on kodus? Sa näed ühte. Ma arvan, et meil on seal midagi. See kivi on liiga suur, et seda tõsta, aga seal all on midagi, mida me saame kätte. Me saime ta kätte, vaata sinna. Me saime selle ilusa kivikrabi. Vaata selle värve. See krabi näeb ikka päris hull välja. Aga sellest saab hiljem mingi toit. Meil on teda vaja. Nagu näete, tal on korralikud sõrad. Seda saab kindlasti süüa. Ta läheb ämbrisse. See on meie päeva esimene hea leid. Lähme edasi. Ma arvan, et mida kaugemale me mööda seda rannajoont läheme, seda paremaid loomi me leiame. Nii et lähme edasi. Olgu, kutid, meil on siin üks kõige hullumeelsemaid leide üldse. Vaadake seda, ma hoian temast kindlasti eemale. Ma ei tea, kas te näete seda seal, aga see on nagu okkaline uss. Aga nende enesekaitse on selline. See on nagu selline karvane välispind, mis mõjub peaaegu nagu klaasikillud. Kui sa seda puudutad, siis hakkavad käed nii sügelema, et sul kulub päevi, et see oma kätest välja saada. Me ei saa seda kuidagi süüa ega sellega midagi teha. Näed, kui ma teda puudutan, siis tal lähevad ogad püsti. Vaata seda. Näed, kuidas tal ogad püsti lähevad ja kõik need ogad lähevad väga püsti. Ma tahan saada lähivõtet sellest, milline mu nuga välja näeb. See on sõna otseses mõttes nagu klaasikillud. Paneme ta tagasi. Olgu, me oleme siin üsna serval. Näed, meri on kohe siin samas. See saab olema meie jaoks ideaalne koht, kust loodetavasti midagi head leida.
ma leidsin just ühe maailma kõige tabamatuma looma, vana hea plätu ehk varbavaheplätu. Tal on mõned kulumisjäljed peal. Kui paljud mehed, sõber, on oma elus plätut närinud? Noh, viska see asi minema. Viis see rämp siit minema, see ei tohiks siin ranniku lagedal olla. Kui ma ütlesin igal pool, siis ma mõtlesin tõesti igal pool. Täpselt nii, mul ongi vaja end jahutada. Vau, see äratas mind kohe üles. Olgu, lähme edasi. Mu jumal, poisid, vaadake seda. See loodebassein pakub tõelist kraami. See on 100% söödav. Sain suure vana merisiili. Ma jälgin, et see mind ei torgiks. See peab olema üks kõige hullumeelsemaid ja eksootilisemaid loomi üldse. Aga seal sees on toit, nii et teeme ta lahti. Nii, nagu näete, oleme selle tüüjaks teinud, see kollane asi siin, see on see osa, mida süüakse. Need on tema sugunäärmed. Proovime ära. See jookseb vastu seina. Maitse on tegelikult väga ainulaadne. Merisiil. See pole mu lemmik. Ma eelistaksin pigem ilusat, värsket kala. Ma olen sõna otseses mõttes kohe jonni viskamas ja ma leidsin selle asja. Te ei tea isegi, mida see tähendab. Pooltel teist Austraalias me nimetame seda plahvatamiseks. See tähendab, et lihtsalt natuke jonnima või vihastama. Ma ikka veel ei tea, kas te saate aru, mida see tähendab. Aga igatahes, mis iganes me viimase poole tunni jooksul leiame, see ongi meie saakutid. Ja siis peame sisse minema ja selle valmis tegema. Ma tunnen end praegu nii lööduna, mul pole üldse energiat. Olgu, vaatame, mida me leiame. Lähme, kutid, meil on siin midagi. Kas angerjas või meremadu? See peab üle nende kivide saama. Meil on siin loodebasseinis üks angerjas. Ma arvan, et see peab olema mingi toit, mida me saame süüa. Ta peidab end just siin, ma arvan, et me saame ta noaga kätte. Olgu, kas olete selleks valmis, kutid? Lähme tapma, teeme lihtsalt ühe lõike noaga ja siis immobiliseerime ta. Olgu, saime ta kätte. Ta läheb siit uuesti alla. Oi, ei. Ei, kus ta on? Me saime ta kätte. Ei, kurat! Olgu, meil on ta siin, kutid. Meil on siin angerjas, mees. Mis? Kutid, ma pole kunagi varem ühtki neist söönud ja tavaliselt ma neid ei jahiks, aga siin pean ma võtma, mida iganes leian. Te nägite, kuidas ta kihutas üle loodetiikide ja mul õnnestus talle üks nool sisse lasta, mis ta liikumisvõimetuks tegi. Põhjus, miks ma teda paljakäsi ei haaranud, on see, et nende hammastes on tegelikult palju baktereid. Nii et kui ma oleksin saanud hammustada tema väikese suu poolt, isegi kui see on väike, läheks see väga-väga kiiresti põletikuliseks ja võiks põhjustada palju valu. Wow, meil on mingi lihatükk. Vaata seda. Olgu, võtame pärast seda jahti oma matšeete üles. Mehed, see peab olema üks eksootilisemaid ja hullumeelsemaid mereande üldse. Mul pole aimugi, mis maitse sel hiljem olla võib. Ma ei tea, kui palju liha me sellelt saame, aga ma vajan kõike, mida siit kätte saan. Ma pole tegelikult midagi söönud alates eilsest. Lähme edasi, eks? Lähme. Paneme koti maha. Ma arvan, et meil on siin natuke austrit. Vaat seda, just seal. Meil on auster. Paneme selle maha. See maitses peaaegu nagu kammkarp. Väga hea. Lihtsalt kreemias ja värske. Ma tean, et te ilmselt mõtlete, mis eile linnuga juhtus, kutid. Me panime ta kivi peale ja hommikul oli ta kadunud. Nii et ta kas paranes ja lendas minema või haaras ta keegi ära. Võib-olla mõni suurem lind. Sellel saarel on isegi ahvid, nii et võib-olla said ahvid ta kätte. Kutid, ma just leidsin selle neetud looma, keda me terve päeva otsinud oleme. Siin sees. Vaadake seda. Issand, meil on suur jurakas.
meil on üks korralik suur jurakas. Vaadake seda. Oh, ta on surnud. Ta näeb välja nagu surnud. Oh ei, miski sööb teda. Mis teda seal sees sööb? Oh, kutid, seal sees on veelgi suurem. Olgu, me peame selle kuti välja saama. Ta on seda krabi närinud, mis ma arvasin, et on hea. Seal sees on veel suurem. Ma arvan, pean sinna palja käsi sisse minema, kutid. Tšah! Ta üritab mind seal kogu aeg näpistada. Tule nüüd, sõber. Ta on end täitsa vastu taga seina surunud. Tule nüüd! Oh, pagan! Ta lasi oma küünisest lahti. Ta on end sinna taha korralikult kinni pannud, aga te näete, need on need küünised, mis tal küljes olid. Mul oli sõrm täpselt seal vahel. Mis need krabid tegelikult teevad, on see, et nad lasevad oma küünised lahti, kutid. Ja see on enesekaitsevorm. See ei tee neile kahju, nad kasvatavad need tagasi. Ma ei taha teda rohkem segada. Me saime tema peamised küünised kätte, nii et sellest saab korralik eine. Oh, mu käsi lausa veritseb praegu. Me hakkame nüüd kaldale minema. Meil on see loom käes, kellega tahtsime lõpetada. On aeg see küpsetama panna. Lähme. Meil on siin ämbris mõned kõige hullumeelsemad ja eksootilisemad loomad. Mida me nüüd teeme, on see, et teeme siia randa lõkke. See saab olema minu teine päevasöök. Vaatame, et me ta kätte saame. Sain ta siia kätte. Paneme need küpsema, jah? Lähme. Siin on väike lõkke ase. See saab hea olema. Kõik see võtab hästi tuld. Viska siia. Kogu see hele koor peaks hästi tuld võtma, nii et võtame seda korralikult, peaks hästi sobima. Süütematerjal, hea, läheb väga kiiresti pimedaks. On kuldtund ja peame oma toidu tulele panema. Hästi, saime selle aeglaselt ja ühtlaselt käima. Oh, vaata seda tuld teise päeva jaoks. Jah, paneme oma värske mereanni otse peale. Kas pole äge? Päikeseloojangu lõke. Ma just käisin ja võtsin selle korallitüki. Ma panen selle siia servale. Ma hakkan meie mereande otse selle peal küpsetama. Just siin. Loodetavasti saad korraliku kuumuse. Kütame selle ümbert kuumemaks. Nii et olgu, paneme meie krabi peale. Ma tapsin ta ära, kutid, nii et ta ei tunne mingit valu. Paneme ta siia otse lõkke servale. Just siia. Järgmisena on meil angerjas. Vaadake, kui hull see asi on. Olgu, paneme selle lihtsalt siia. Mul pole aimugi, mis maitsega see saab olema. Järgmisena on meil siin krabiküüned. Paneme need peale. Oh ei, need kukkusid just tulla. Ja lõpuks, kutid, meil on turbikarpid. Paneme ka selle peale. Laseme neil natuke küpseda. Need näevad hullud välja, vend. Sellel kuumal kivil, see on vinge. Miks ma pole kunagi seda küpsetusmeetodit proovinud? See on eepiline, vaata ise. Praegu meie angerjas liigub sõna otseses mõttes. Meil on krabi siin, vaikselt küpseb. Liigutame teda natuke ringi. See paharet on nüüd korralik ja meil on oma turbiinikarp seal all. Küpseb sellel kuumal kivil. On aeg meie mereannid serveerida. Näete, meie krabi on valmis. Ta on erkpunane. Pane see siia. Vaata meie angerjat. Oh jumal küll. Mul pole aimugi, mis maitsega see võiks olla. Võtame oma turbiidikarbikese ja teise krabiküüne, mis on siin kuskil peidus. Häi. See on nii kuum. Olgu, viime oma mereannid vee äärde. Serveerime need ära. Olgu. Ma arvan, et proovime kõigepealt krabiküünt. See tegelane, vaata seda. Olgu, vaata seda ilusat liha. Proovime selle ära. See on ausalt öeldes uskumatu. Wow, see on nagu väike mudakrabi. Wow. See on nii hea, see on nii magus. Krabile anname 9 punkti 10. Nüüd liigume edasi meie hullumeelsemate loomade juurde. Proovime seda turbanitigu. Kui ma suudan sellest läbi saada,
See on nagu tehtud mingitest neetud teemantitest või midagi. Mis pagana värk? See on hullumeelne vend. Õige, ma arvan, et saime ta kätte. Vaata seda suurt vana kuuli, mille me sealt välja tõmbasime. Olgu, proovime seda. Ausalt öeldes, mitte liiga halb. Mitte nii hea kui krabi, ma annan sellele 6 punkti 10. Nüüd kõige veidram neist kõigist. Vaata seda, see on tõeline angerjas. Olgu, ma pole kunagi varem midagi sellist söönud. Mul pole aimugi, mida oodata, kutid. Proovime siis ära. Wow, see on nii veider. Sellel on nagu suitsune maitse. Tegelikult on see päris hea. Lihtsalt liha pole eriti palju. Maitse on tegelikult hea siiski. Olgu, sellega on teine päev läbi. Meil on olnud üsna pöörased loomad. Ma proovin kogu liha, mis ma saan, selle angerja pealt ära võtta ja näeme homme 3. päeval. Asjad lähevad homme veelgi pöörasemaks, sest me suundume sügavasse sinisesse ookeani. Näeme siis, kutid. Tere hommikust, kutid! Praegu on 3. päev ja me oleme siin sellel uskumatul saarel. See on hullumeelne vend. Ma tunnen end täna hommikul täiesti läbi. Te nägite eile. Kõik, mis ma olen saanud, on see väike angerjas ja mõned neist väikestest karpidest ja krabidest. Ja mu keha töötab praegu sisuliselt aurude peal. Nii et 3. päevaks on meil vaja ainult üht asja. Te teate täpselt, mis see on. Meil on olemas meie kiirturgutuseks mõeldud džunglimahl. On aeg see lahti teha ja alla kulistada. See annab meile selle energia, mida täna vajame. Võtame selle ära. Oled valmis? Meil on kiire taastumine olemas, oleme valmis minema. Läheme siit minema, hüppame paati ja hakkame seda saart avastama. Me peame leidma suure kala ja meil peab olema hull kokkamine, et see väljakutse lõpetada. Lähme, beebi! Wuhuu! Olgu, siin on vesi tõesti nagu Gatorade'i sinine. Jätame ta saare taha. Hakkame uurima ja hoiame pöialt, kutid. Täna leiame mingi hullu liha. Mina ja teie, kutid. Inintühjad saared. Kristallselge vesi. Sellepärast me seda teemegi, mees. Nii, kutid, oleme jõudnud sügavasse sinisesse ookeani. Kasutame seda vingeriista. Täna on meil suur, vana kahur kaasas. Loodetavasti saame sellega mõned metsloomad maha võtta. Hüppame kohe vette. Sügav sinine. Vaatame, mis seal all on, kutid. Lähme.
poisid. See oli üks hullumeelsemaid sukeldumisi üldse ja kui sa tahad midagi eksootilist, siis meil on see olemas. Vaata seda. See on hiiglaslik müraangerjas. Vaata seda. See peab olema üle meetri pikk. Te nägite, kui ma talle pihta sain, lõi ta kohe pildi tasku, just nii nagu vaja. Surmav lask, ta ei tundnud mingit valu. See on sõna otseses mõttes nagu hiiglaslik püüton ookeanis. Vaata selle värve. Oh sa püha taevas, see peab olema üks hullumeelsemaid loomi, keda ma oma elus olen lasknud. Hoiame seda siin embris. Siin saartel, kutid, ei lähe midagi raisku. Võtame sellest tükikese ja kogu see kraam läheb siinsetele külainimestele söögiks ning neile hakkab see väga meeldima. Nad armastavad neid muraane süüa. Ma pole kunagi varem elus seda proovinud, kutid, nii et täna on esimene kord, kui ma saan seda süüa. See ongi kogu asja mõte, kutid. Proovida uusi liike ja jagada seda kohalikega. Ja mees, seal on üks kõige hullumeelsemaid loomi üldse. Olgu, meil on see hiiglaslik müraangerjas otse meie ees, kutid. Me hakkame seda looma lähemalt uurima. See peab olema üks kõige hullumeelsemaid ja eksootilisemaid loomi, keda ma oma elus olen püüdnud. See näeb välja nagu ookeani püüton. Ja kutid, sellel elukal on ühed kõige hullumeelsemad hambad ja suu, mida ma oma elus näinud olen. Meil on tahapoole suunatud hambad, mis haaravad saagi kinni. Ja siis nad keerlevad ning see rebib saagi lihtsalt küljest. Ma arvan, et tükk liha. Sellel olendil on võime mu käsi otsast ära hammustada. See ongi nii hull. Neil on hammastes baktereid, mis nakatavad sõna otseses mõttes kõike, kutid. Vaatame selle looma mustrit. See on üks põhjuseid, miks see nii eksootiline on. Vaadake neid värve. Need on värvid, mis aitavad tal riffi sisse sulanduda. Kõik need täpilised mustrid nagu grinoidil, fluorestseeruvad värvid, pruun, must, peaaegu nagu kivi ja nad sulanduvad kivide vahele. Ja siis, kui kala mööda ujub, hiilivad nad välja, haaravad selle ja tõmbuvad tavaliselt kohe tagasi. Me võtame väikese osa ära. Ma ei teagi, kuidas ma sellele lähenen, aga me hakkame kohe pihta. Tõenäoliselt on mul vaja väikest tera, et sellele sisse lõigata. Ma liigun lihtsalt mööda kõhuõõnt edasi. Vaatame, mida ta on söönud. Tema kõht on üsna tühi, seal pole eriti midagi. Võtame temalt natuke liha siit sabast ja see saab olema meie toit. Vaatame, milline see liha välja näeb. See on selline limane, peaaegu nagu rasv. Nahk peab olema umbes millimeetri paksune. Vaata siia, me just lõikasime tüki sellest muraanist ära. See peab olema kõige hullumeelsem lihatükk üldse sellest elukast. Me saime selle lihatüki kätte, jah. Me hoiame selle alles, paneme ämbrisse, anname selle kaptenile. Talle hakkab see väga meeldima. Mul pole aimugi, mis maitsega see on, aga proovime ära. Lähme. Võtame mõned kookospähkli kestad, need hakkavad suitsema. Süütematerjal. Poissid, ma suren praegu. Mul pole enam üldse energiat alles. Viimase 2 päeva jooksul olen ma söönud rämpsu ja viimaseks päevaks saime hiiglasliku angerja tüki. Ütleme nii, et see ei saa olla palju hullem kui toit, mida ma viimastel päevadel olen söönud. Olgu, ma hakkan nüüd angerjale resti ehitama, nii et lõikan selle siin läbi. Täiuslik! Meil on tükk müraani angerjat. Paneme selle otse tulele. Oh, vau mees, ja see on üks kõige hullumeelsemaid ja eksootilisemaid loomi üldse, kutid. Viimasel päeval tegime ära. Meil on leegil grillitud angerjat. Hoiame pöialt, et meie külgtalad tuld ei võtaks.
meil on päike loojumas järjekordsel pöörasel päeval. Ootame, et meie angerjas küpseks, kutid. See on tõeliselt eriline, kui saad siin saartel ise toidu kätte, eriti veel nii ilusa angerja ja saad seda jagada kohaliku kogukonnaga. See tähendab neile nii palju ja just selles see kõik seisnebki. Lõkked rannas, meie siin koos, kutid. Wuhuu! Praegu naudime hiiglasliku müraangerja söömist. Keegi ei tee seda nagu meie, kallis. Lähme. Hästi, meie toit on valmis. Aeg on käes, me saime lõpuks liha. Vaata meie angerjad siin. Hästi, hakkame seda lahti lõikama. Võtame tükikese liha. Vaata seda, sellel on nagu searasva kiht. Siin, see on tükk mürgangerjat. See on olnud üks hullumeelsemaid väljakutseid üldse. Olgu, paneme selle alla. See on ülimalt rasvane, peaaegu nagu sealiha nagu. See on hullumeelne. Oh, sa püha taevas. Aga maitse on tegelikult tõesti hea. Vau, kes oleks arvanud, et morääni angerjas maitseb päris hästi? Tõesti rasvane. Nagu palju rasvasem kui kala. Aga ma hakkan kindlasti seda liha proovima, 100%. See ongi kõik, mida me viimased 3 päeva söönud oleme, kutid. See on olnud üks kõige pöörasemaid väljakutseid üldse. Kui sulle see meeldis, siis palun toeta, pane like ja telli kanal. Rohkem videoid on siin ja näeme järgmises pöörases videos. Palju armastust! Shoo!